Kõigepealt räägiksin ära selle, et e-koolil on olemas ka oma teadmusbaas. Leiate selle help.ekool.eu-s. Seal on olemas väga palju artikleid nii õpetajatele, klassijuhatajale, koolihaldajatele kui ka õpilastele, lapsevanematele. Artikleid me uuendame jooksvalt, kui tuleb uus info, siis me neid jälle muudame, et kogu teadmusbaas on meil alati ajakohane ja kindlasti on see esimene koht, kus te võiksite ka abi otsida. Kui te siiski artiklitest ei leia vastuseid oma küsimustele, siis on võimalik meile kirjutada ka kontaktlehe kaudu, mis on siis kontakt.ekool.eu. Kuigi tõenäoliselt on teil kõigil juba tänaseks e-kooli kontod olemas, siis räägiks kiirelt ka üle, et kellel veel ei ole üldse e-kooli kontot, siis saadetakse kooli poolt teile liitumiseks e-kiri, milles on siis olemas link, mille kaudu saate endale e-kooli konto luua. Kui teil on juba varasemast ajast e-kooli konto, näiteks olete lapsevanemana kasutanud, siis anda koolile see e-posti aadress, millega teil on antud e-kooli konto loodud ja nad saadavad teile selle kutse ja selle leiate siis taotluste alt, mis on siin üleval riba peal selline pintslimärk. Kindlasti tasub ka üle vaadata oma konto andmed, lisada kontole kindlasti selline e-posti aadress, mis on teil kasutuses, sest tänaseks on meil kohustuslik 2-astmeline sisselogimine, mis tähendab, et sellele e-posti aadressile saadetakse kinnituskood. Ning lisaks on võimalik lisada oma kontole ka autentimisrakenduse kasutamine või turvavõtme funktsioon, mis kiirendab oluliselt sisselogimisprotsessi. Õpetaja peamine töövahend, nagu me teame, on päevik. Päevikute loomisel on 3 erinevat varianti. Päevikud loob teile kas teie e-kooli poolne administraator ja lisab sinna ise õpilased. Sellisel juhul ilmub päevik teile pealehele ja te ei pea ise päeviku loomiseks midagi tegema. Teine variant on, et administraator loob päevikuid ja õpetaja lisab ise õpilased. Ja kolmas variant on siis, et õpetaja loob ise nii päevikud kui ka lisab ka õpilased. Seda näitaks ka teile, et kui teil on võimalik kooli poolt ise päevikuid luua, siis on teil siin selline plussmärk, millega saate lisada päeviku. Päevikule tuleb kindlasti lisada nimi. Võimalik on teha siis ainepäevikuid või huviringipäevikuid. Nad töötavad ühtemoodi, kuid nende ainuke erinevus on siis see, et huviringipäevikute puudumised ei kajastu aruannetes. Ning päevikul on võimalik lisada ka individuaalseid või grupitunde. Kindlasti tuleb valida õige õppekava ja õppekava aine. Et kuna mina teen hetkel eesti keele päevikut, siis ma panen õppekava aineks eesti keel ja valite siis selle õppeaasta, kuhu te päevikut lisate, ehk antud juhul siis 2025-2026 õppeaasta. Ja salvesta. Kui päevik on salvestatud, leiate selle oma pealehelt ning päevikule vajutades saate selle avada. Kui te peate ise lisama õpilasi päevikusse, siis seda on võimalik teha siit lisapäevikusse õpilased nupuga. Et kursusele registreerinud õpilaste nupule vajutate ainult siis, kui teie kool kasutab õpilaste valikud õppekavas moodulit ja teil on nii-öelda valikkursused. Kui soovite lisada õpilasi, siis kõigepealt valite klassi, mis klassi õpilasi soovite lisastada ja vajutate otsi. Siin on võimalik siis teha valik, kas lisada linnukesed üksikute õpilaste ette, keda soovite päevikusse lisada või vajutate vali kõik. Kui päevikus on õpilased lisatud, ilmuvad nad teile siia järjest ritta. Lisaks on meil õpetaja töö lihtsustamiseks võimalik luua e-kooli töökavad, mis on siis sellised suuremad kavad, kuhu saab lisada kõik tunnimaterjalid, kodutööd ja kontrolltööd. Et kui teil on näiteks ained, mida te annate iga aasta õpivad õpilased ühe sama kava järgi, siis on võimalik ühe korra luua see töökava ära, siduda see päevikuga ja sealt lisada järjest tunde, et ei pea iga kord neid uuesti kirjutama ja mõtlema. Et töökava te leiate siit ülevalt realt nupuga töökava ja materjalid. Selle lisamine on väga lihtne, vajutate nupule lisa töökava, lisa uus töökava, kui teil juba ei ole varasemat töökava ja siis täidate ära kõik
väljad, mis on vajalikud. Kindlasti määrake ära ka klass, kuhu soovid seda panna, tunni kestvus, palju teil tunde on antud aines plaanis teha, võimalik on lisada faile, saate siduda siit kohe töökava oma kasutusel olevate päevikutega ja vajadusel ka jagada kolleegidega, kui soovite seda teha. Esialgu on töökava selline tühi, lisades uue teema, saate siis sisestada kogu oma materjali, mida soovite siia lisada. Ja samuti saab ka iga teema alla lisada veel alamteemasid, hindelisi ülesandeid ja kõik materjalid, mida te soovite siia siis juurde panna. Samuti on võimalik lisada siia töökava materjalide alla ka lihtsalt materjalid, täites ära siis faili nimetuse, lisades faili ja seejärel jagada seda kas näiteks mõne oma päevikuõpilaste nimekirjaga, kui olete klassijuhataja, siis saate selle kõikidele oma klassiõpilastele või siis oma personaalseks kasutamiseks jätta antud materjali. Seda soovitame kasutada näiteks siis, kui te annategi eesti keele tundi ja teil on näiteks kohustuslik kirjandus, et selle soovitame panna materjalid alla, sest see on õpilastele kogu aeg kättesaadav ja ei kao ära. Jäi näitamata ka, kus siis selle töökava leiab. Et töökava ilmub siia kõige alla. Te näete, et teil on ühendus olemas. Tööpäevikuga, kui te olete omale päevikud loonud, siis saate hakata päevikut kasutama. Päeviku kaudu sisestatakse siis õpilaste tunde, kontrolltöösid ja kodutöösid, samuti hindeid ja puudumisi. Teil on võimalik vaadata õpilaste detailset vaadet, kus on siis näha kõik märkamised, kujundava hindamise tunnistused, kui teie kool neid kasutab, dokumendid, arengukaardid, koolimärkmed ja nii edasi. Samuti on võimalik päeviku kaudu siis saata selle nimekirja õpilastele teateid. Kui on päeviku, siis kõige tähtsam lõpp, mis teil on see plussmärk siin. Selle alt ilmuvad kõik võimalused, mida te saate päevikuga teha, on see siis ainetunni lisamine, kontrolltöö lisamine, kodutöö, erinevad kokkuvõtted, hinded, samuti saate te päevikut muuta, mida te olete ise loonud või kustutada, kui päevikus ei ole materjale. Ainetunni lisamiseks valite siit uus ainetund, teil avaneb uus aken, kus on eeltäidetud juba tänane kuupäev. Kui te lisate ainetundi mõnele muule kuupäevale, saate seda muuta. Kindlasti tuleb sisestada tunni number, et kui teil näiteks eesti keel on teisipäeviti esimene tund, siis lisategi siia number 1 ning panete tunni pealkirja. Samuti saate sisestada siis tunnikirjelduse. Ja siis saate selle salvestada. Teile ilmub ainetund siia päevikusse. Kui te soovite märkida puudujaid, siis vajutate tulba peale. Kõigepealt on mõistlik vajutada kogu puudumised. Sellisel juhul ilmuvad teile kõik need puudujad, kellel on esitatud puudumistõend. Minul nüüd praegu küll ei ole. Samuti saate siit kaudu sisestada, kas siis puudumused õpilastele või kõikidele õpilastele korraga hinded. Ühekaupa saab sama asja teha, kui vajutate õpilase nime taga olevale ruudule. Kui õpilast ei olnud tunnis, saate siit võtta linnukese eest ära. Kui teate põhjust, saate ise panna, et on põhjusega puudumine või hilinemine. Ja kui soovite hinnet lisada, vajutate rohelisele lisahinnat nupule ja panete näiteks hinde 5. Soovi korral saate lisada ka kommentaari. Ja kuna mina panin praegu nii puudumise kui hinde, siis näitab ta mulle mõlemat. Lisaks on meil päevikus veel statistikarida, kus teile näidatakse siis sinise joonega, kui palju teil planeeritud tundidest on tehtud. Et antud õppekavas on mul märgitud, et tuleb 140 tundi. Hetkel oleme sisestanud ainult 1, seega näitab ta 1. Samuti näidatakse teile hinnete statistikat, mis hindeid antud päevikus õpilased saanud on.
teadete kaudu saab siis saata õpilastele teateid, vajutite lisateade nuput, automaatselt on valitud kõik õpilased, kuid saate ka valida ühekaupa õpilasi, kellele soovite teadet saata. Kui näiteks mõnel õpilasel eraldi on vaja teha mingit tööd, järelvastamist või midagi. Antud teade on õpilasele ja vanemale nähtav uudisvoos ainult 30 päeva. Seetõttu ei soovita me seda kasutada sellise info edastamiseks, mis on oluline näiteks terve kursuse või aasta jooksul. Et kui soovite pikemat ajalist infot edastada, siis võimalik on saata seda läbi vestluste või näiteks panna materjalidesse antud info üles. Samuti kuvatakse teil siin all ka kõik tunnikirjeldused, mida on võimalik siis ka muuta, kui vajutate rea lõpus olevale pliiatsikoonile, avaneb teil samasugune aken. Samuti on võimalik antud tunnikirjeldus kustutada, mis töötab küll ka ainult siis, kui siin õpilastel ei ole ühtegi hinnet ega puudumist. Kui teie ainepäevikus on näiteks asendajaid, olete ise puudunud, haige olnud, siis siia tuleb ka asendajate nimekiri, kui nad on siia päevikusse määratud. Samuti on võimalik näha õpilaste nimekirja siin eraldi. Ja nagu enne sai mainitud, siis ka töökavad ja materjalid, mis on antud päevikuga seotud, lisamine on siit võimalik. Ja vaataks üle ka vestluste mooduli, et e-koolis on olemas täiesti oma vestluste moodul, mille käigus on siis võimalik algatada vestlusi õpilastega, kellega te olete seotud, ehk siis kas teie klassi õpilased, kui olete klassijuhataja või siis õpilased, kes on teie päevikutes, keda te õpetate. Samuti on võimalik saata teadaandeid ja näiteks korraldada hääletusi, kui klassijuhatajana tahate näiteks korraldada ekskursiooni ja on vaja näiteks hääletust teha, siis saate ka seda läbi vestluste teha. Vestlused leiate samamoodi siit ülevalt riba pealt, keskmine nupp on vestlused ja uue vestluse alustamiseks vajutate nuppu uus vestlus. Esimene võimalus ongi, kas on tegemist vestluse või teadaandega. Nende vahe on siis see, et teadaandele ei saa osalejad vastata. Eks kui te saadate tervele klassile teadaande, siis ükski õpilane teile vastata ei saa. Vestluses on võimalik ka õpilastel või lapsevanematel vastata. Kui lõpeb vestlus, kuvatakse teile kõik võimalikud isikud, kellele te saate sõnumeid. Siit ülevalt, kui te õpetate mitmes koolis, saate valida ka õige kooli. Esimene variant on alati õpilased. Siin kuvatakse ainult neid õpilasi, kellel on olemas e-kooli kontod. Kui õpilasel kontot ei ole, siis teda teile ei kuvata. Samamoodi on ka lapsevanematega, et kellel lapsevanematest on olemas kontod ja lastega seos, siis saate ka eraldi neile saata sõnumit. Kolmas variant on saada õpilastele ja lapsevanematele korraga. Isikliku all on kõik inimesed, kellega te saate ühendust võtta, kes ei ole siis õpilased või lapsevanemad, on kolleegid, kellega on varem vestlused olnud, näiteks ka eelmiste koolide kolleegid, kellega teil on vestlused juba olemas. Ja koolipersonali alt leiate siis kõik inimesed, kes on teie kolleegid. Ja õpetajate alt leiate siis ainult õpetajad, et administraatorid ja juhtkonnaliikmed siin ei ole. Kui te loote vestluse valides siit õpilased või lapsevanemad, siis see grupp automaatselt ei uuene. Ehk siis, kui teile tuleb klassi uus õpilane, siis tema automaatselt vestlusesse ei lisandu. Kui aga valite kooligruppi alt näiteks 3. klassi õpilased, siis see grupp automaatselt uueneb. Ehk siis, kui näiteks novembrikuus tuleb teile klassi uus õpilane, siis ta lisatakse automaatselt antud vestlusesse ja te ei pea teda uuesti lisama. Vestluse loomiseks pole muud vaja teha, kui vajutate õpilase peale, kellele tahate saata ja siis saate hakata kirjutama. Viimasena vaataks siis ka klassijuhataja erivõimalused ära. Et klassijuhatajal on lisaks ainepäevikutele olemas ka klassi puudumiste päevik ja klassihinnete päevik. Puudumiste päevikus on siis võimalik hallata oma klassi õpilaste puudumistõendeid, näha, kui palju kõik õpilastest on puudunud või hilinenud
ja klassi hinnetepäevik on siis mõeldud ülevaate saamiseks oma õpilaste hinnetest, kus ilmuvad siis kõikide ainete hinded ja samamoodi käitumise ja hoolsuse hinnete lisamiseks. Minu ego jooksis korra kokku. Vabandan. Vahel juhtub e-koolis ka selliseid asju. Kui teile luuakse uued päevikud, siis te saate ka tihtipeale teavituse selle eest. Aga kui te soovite oma klassi päevikuid näha, siis valite pealehelt Minu klassid. Kui teil on näiteks õpilasel esitatud puudumistõend, siis annab sellest see väike numbrike siin ka teada. Ja siin kuvatakse teile samamoodi tervet oma klassi nimekirja. Siit ka näeme, et punasega on märgistatud need ainetunnid, kus õpilasel on põhjuseta puudumine. Kollasega on hilinemised ja rohelisega on siis põhjusega puudumised. Ja kui õpilasel on esitatud vanemate poolt puudumistõend, siis kuvatakse tal sellist kollast hüüumärki, millele vajutades siis avaneb õpilase detailne vaade ja siin kuvatakse ka seda puudumistõendit. Et vanema kirjutatud teksti näidatakse siin kuupäeva all ja õpetajal on võimalik kas puudumistõend tagasi lükata, kui see mingil põhjusel ei sobi, või siis vajutades lisapuudumise põhjus, valite siit, et tegemist on põhjusega puudumisega ja salvestate. Sellisel juhul muutub õpilase puudumine siin ka roheliseks, et tegemist oli põhjusega puudumisega. Ning hinnetepäevikus on siis välja toodud taaskord terve õpilaste nimekiri ja kõik ained, mida teie klassi õpilased siis parasjagu sel aastal õpivad ja need tulevad siis päevikute järgi. Kui õpetajad hakkavad siia lisama perioodi või õppeaasta hindeid, siis kuvatakse teile kõik hinded. Käitumiselt on siis võimalik lisada käitumishinnet ja olenevalt sellest, et kuidas teie koolis määratud on, kas kõik aineõpetajad hindavad või hindab ainult klassijuhataja, siis te ka näete, et kui aineõpetajad on hinnanud, kuvatakse teil siin vastavalt hindeid ja teie saate panna käitumise aastahinde vastavalt sellele. Ja see toimub samamoodi nagu päevik. Vajutades õpilase juurde on võimalik panna hinne juurde ja ülemisele reale vajutades on siis võimalik kõikidele õpilastele taaskord korraga lisada. Aga see oleks minu poolt täna kõik, et paneme salvestamise kinni ja siis on teil võimalik esitada küsimusi.